siis, kus me jõudnud oleme? Kuule, vaata, Event Center on paigas. Ma tulingi tegelikult see Ironman, ma räägin, ma tulin ainult seljakoti järgi siia, et registreerimisel peaks seljakoti kätte saama, siis võib ära minna. Olen nagu see tähtis. Aga jah, ei, meil siin praegu keeli, lett ja värgid, särgid, ehk siis toitumine on tegelikult Ironmani asja juures nagu nii-öelda öeldakse 4. distsipliin, ehk siis kogu see 4. ala. Ehk siis me üritame siin praegu toiduplaani paika panna ja vaata, mida head paremat pakutakse, siis paneme regamise sisse ja täna on 13. võistlus on alles 15. tegelikult, et aega natukene on, aga me üritame võistlusvaimu nii-öelda juba siukse mediteerida ja sellesse tsooni sisse saada, väikse ujumise täna teha ja ma ei tea, eks näis, tuleb lahe, vaatame ringi. Mul on nagu vlogides põhiteema on see rattamits ikka, vaata tuju on kehv, tuju on sitt, siis on nokk all ja kui kuradi flikid kellest mööda, siis on nokk üles vaata. Siin peaks olema muidu keskmine ka, vaata autojuhtidest sõidad mööda, siis saad neile nokka kergitada, vaata. Aga praegu läheb ikkagi tiim asule. Kott on äge. Teed ujumise ära, tuled ujumisest välja, siis on, läheb rattasõiduks on. Hinnanguline rattakulu võib olla mingi 3 tundi on ja tunnis 60 grammi süskarit circa, mis see tähendab, siis on 3 batooni on ja 3 batooni või siis batoon ja 40 grammi süskarit on ja. Ehk siis selle lahendab ära batoonid ja joogid. Batoonid, joogid. Jooks on circa, ütleme, arvestame 2 tundi on ja. No ütleme 1,5 kuni 2 on ja. Pead kiiresti jooksma, see on 1,5. No ütleme kuni 2, see tähendab, et omakorda mingi 60, ehk siis 3 keeli tunni peale, 4, 5 keeli jooksu peale. Sellega arvestada, et neid jagatakse ka vaata. 5 keeli jooksu peale jagatakse ka, muidugi, eks meil on ainult treeningu jaoks vaja. Treeningu jaoks meil on batoonid olemas, ei, need on võistluse jaoks, eks treeningu jaoks keele ei ole vaja, selleks meil on korralik toit ja süskarijoogid ja söögid. Nii et lamp, ehk siis lihtsalt jooksule võtame mingi 2-3 keeli ja ongi korras. Nii arutasime, me oleme oma arust hullud food scientistid, toiduspetsialistid, arvutasime välja kiirelt, palju meil kütet vaja on, nii-öelda, mitu liitrit tunnis kulub. Et ratta peal sa saad veel seedida, ehk siis ratta peal sa saad tegelikult veel süüa, ratta peal sa sööd batooni, see ei ole nii intensiivne, su seedetrakt nagu töötab. Jooksu ajal on sul seedimine out täiesti, ehk siis viimane asi, mida sul on vaja hakata kuskil metsa ääres trikood ära kangutama, sest number 2 kook on valmis. Ehk siis põhimõtteliselt me kiirelt arutasime, mida me ratta peal sööme, mida me jooksu ajal sööme ja kui palju. Et toitumine, nagu ma juba mainisin, on 4. distsipliin. Tuled kohale, nagu Ess ütles, et midagi on selles alas teistmoodi, siin ei ole sellised tühja jutumehed selles mõttes, et kõikidel on pilgu sisse kirjutatud, et ikka mingi, ma ei tea, mingid asjad, mingid elukuradi sündmused ja juhtumised ja asjad, et kõikide vennal ikka tõsised näod peas, et olgu nad mingid tasemel vennad või ja no üks tüüp tuleb konkreetselt vastu mingi 3 Itaalia venda. Tüübil on kukla peale tätoveeritud suured Ironmani logo, vaata, Fukir on full pro ja venn näeb välja ka nagu läheb vallutama, et nagu see kukla peale endale Ironman tätoveerid, siis sa pead top 10 venda olema, muud excuse sul ei ole, tulla Itaaliast kohale. Aga jah, me läheme teeme väikse soojendusujumise, sest 2 päeva on aega ja pole ujunud kuid. Nii et tahaks proovida, kuidas see kalipso on ja natukene närve ka rahustada. Mis on teist? Jah. Veest välja tulles pea korralikult ringi. Aga ma purjetasin sinna taha poi juurde. Ma unustasin ära, et ujumisvõistlus tuleb peale 2 gildi ujumisvõistlus. Ma arvasin, et lähevad teiselt poolt saat ja tulevad sealt. Pööran ümber. Hakkan tagasi purjetama. Prillid udused, vaata. Vaatan vastu päikest. Mis see mingi mootorpaat või? Mootorpaat tuleb ja järsku vaatan. Mine perse. Mingi tropi ujujaid, mingi räige hunnik ujub vastu. Nii lähedalt rüüs esimene venn mööda. Vaatasin, mine pekki. Napikas, mõtlesin mingi üks vend teeb trenni midagi, vaata. Vaatan taha, mine perse. Mingi hunnik veel, vaata. Kiirelt rajalt välja, vaatan poodi pealt veel levitab. Mine eest, vaata. Ujun sinna ranna poole hullult. Käed jumala kottis, ütlen, türa vastu voolu. Ma ei saa. See näksin eest ära, aga jah. Siis oli nii kotis, et poole pealt tagasi tulla oli juba päris raske. Vastu valgust ka prilludune ja ausalt öeldes nagu mõjusin sinna pool saare kõrvale tagasi. Ümber saare minna tagasi tulla. Ma ei tea, kuidas.
nojah, ma ei ole kuid ujunud ka, aga mingi hetk sai ikka 2,5 kilti rahulikult ujutud, juba praegu tundub see ikka kuradi pikk maa. Ülehomme saab igatahes väga põnev olema. Ummikune pillitoos. Vaja sisse võtta. Sest valuvägistid peavalu jaoks on ja need juba läksid 400 tibukad. Üks esialgu. Siis on mul luumuru jaoks on vaja kaltsiumid. Mingi kontsentreeritud kaltsium on meil siin. See on vaja ülikiiresti kinni kasvata. Kõik loputame alla Nutri-Shake'iga. Kui ma seda panin. Nutri-Shake on siuke, kus on hästi palju toitaineid, siis see põhimõtteliselt nii-öelda toidukorra asendaja. Siit läks 2. Siit läheb multivitamiin, mingi trillion asja, mis on kertib. Ära hakka lugema, see nimekiri on liiga pikk. Siit läheb 1. Siin on kontsentreeritud D-vitamiin. 1 tilk on 2000% päevakoguselt. Tähendab, et 2 tilka 4000%. Päike ei paista, meil üle siin äikest ja on torm. Ops. Siis on meil C-vitamiin, need me lutsutame. Siis kuna me eriti palju liha ei söö, on meil B12 vitamiin. Siis on meil kuradi 2 sükest üübermürgist. Kunagi oli siuke mäng, viirus või mingi siuke mõnetad või? Selle teleka mängu peal väsi, vaata, kus ei teita mingit torne. Siuksed ägedad tabletid. Need on siis elektroliidid. Et sul krampe asju ei tekiks. Need tuleb sisse panna. Muumia tabletid on mul otsas. Ja siis tee peale lutsutamiseks tuleb C-vitamiin. See on juba suht okei ja nende teiste totsikutega tegeleme enne. Briefingule, reisbriefing. Päev enne on mingi siuke tunniajane istumine, kus selgitatakse veel kord üle kõik reeglid ja key aspects of the fucking race. Nii et me läheme vaatama, äkki saame natuke tarkust juurde. Peab äkki 10 BSI treffidesse rõhku juurde pumpama. Ja siis jälle midagi, siis on rattad vaja ära viia, sest üle öö jäävad rattad transition areasse, eks hommikul võid minna ainult kumme pumpama ja veel toitu ratta külge panna, aga muidu peab kõik eelmine päev juba ära viima. Ülemineku kotid, rattad, kõik asjad. Ja et sinna praegu lähme. Race day, parkimisega on kellad. Welcome to Otepää. Peavalu on rets, 10 skaalal siuke tugev 7. Et üks ibukas ja üks parakas, ehk siis paratsetamool ja ibumetiin on all. Parakas ja ibukas on all, aga neid tuleb enne starti veel 2-3 tükki vist alla panna. 4 tunni on full survival mode, vaja ennast ära lappida. Peale seda võib kollapsida, vahet ei ole, ilm on hea, tundub, et on okei, vaim on nii valmis, kui olla saab. Otsa võib panna. Otsime parkimiskoha ja lähme teeme morning gear checki ja siis läheb minna ujumissoojendus ja stardipauk. Saaks korraks tühjaks vaata. Istud noho. Kodus kuulas mingi klaveri palasi reis. Nüüd tahaks barri teha. Tahaks mingi tervitused Maikelile, kus üles. Mul on sulle something's cooking for you. Ma pühendan jooksu sulle. Küll sa näed veel kuidas, aga ma tahaks praegu ühe rondis barri teha, et see viha välja saada, siis saaks olla rahulik, aga väike vihad äkki juba liiga intensiivselt liigutada, sest pea hakkab päeva. Küll ma ei melise rohkem, vähem juttu, rohkem tegus. Gert, kuidas sul on? Ma kogun energiat. Kogun energiat. Aga väike viha on sees, väike ärevus, närv, kuidas tuju? Närv on sees, jah. Närv on sees või? Sportlik närv. Samas pinge all, tõeliselt sportlasest pinge all ärkavadki all, hakkavad särama. Selles mõttes kohe, kui sa sinna vette saad, see asi kaob ära. See on nagu mingi 21 või millegi. Jaa. Tšau! Morning gear check on tehtud. 45 minti stardini. Väike ärevus. Või siuke sportlik närvipinge hakkab sisse tõma, see on okei. Nüüd on vaja ka lipsosse ennast kuidagi venitada. Ja siis väike ujumissoojendus. Natukene veetempsiga ära harjuda ja ülakeha soojaks ja jalad ka käppelt toonusesse ja siis on minekna. Ega muud ei olegi. Vahetame ka lipsadesse ja
today is going to be awesome. Roger, this is your first triathlon. What are you waiting for? Good show. Everybody's pulling their hearts out and giving it the best we got. That is definitely what Ironman is all about, a good show. See on kõige universaalne, vaata. So, Keha soojaks, we have saad käed starts soojaks, saad jalad soojaks, jalaplokid. Kõmm pärast on kuulemed korras. at 10 a.m. After that, half an hour later, we have the relay teams and what we're doing. Tegelikult kui me ei jõua neid ära viima, võime need kõik jätta ja oskurida ka. Nii läheb autos siima. Siis võime ju kõik kotid jätta, siis juba siia. No, kuidas on? Soe on. Tundub, et me oleme legit ainsad vennad, kes on kuradi surfiga lipsadega peal. Ülejäänud vennad on kõik kuradi mingi 300 euroste fucking orkade ja Zone 3 lipsadega. Et ikka, mis ma ütlen, tore ala, aga üks väike probleem on. See on kuradi miljonärid alane, rikast inimeste alane. Numbrivöö on mingi 10, osalustasu on mitu sotti. Ja siis veel kuradi varustus on ka. Ma arvan mul total, ma kalkuleerisin paar näed tagasi. Total aasta prep Ironmani peale ilma toitumise ja toidulisanditeta lihtsalt on läinud kokku kuskil 4000 eurot. Ja sealt jätta välja kõik mingi treeningud, asjad, sest Audentes näiteks pakkus mulle kõik treeningvõimalused ja toidulisandid sain ka siit sealt ja nii edasi. Et nagu kokkuvõttes ropult kallis ala ja me teeme seda veel täiega budget mode'is ka. 20 mintsa stardini läheb käima, soojendus on tehtud. Sa oled jälle siin, sa oled igal pool. Tippkaadril. Elvis, Jah. on öelda ka veel midagi? Ei ole midagi öelda, kõik on öeldud, nüüd on vaja tegutseda. Nüüd on vaja näidata. Nüüd on vaja finišisse jõuda. Nüüd on vaja näidata, millest tehtud oled. Kuradi... Selles mõttes on peaaegu nagu täisajärama. Konditsioon on sitt, aga seda ägedam ongi. Kell on valmis, käsi on nii kõvasti kinni tõmmatud, kõik see saab. Kuradi igal vennal on hirmu äratav nägu peas, mulle meeldib challenge accepted. Räige õõru, jääb ka mingi Itaalia vennad on kohal kukla peale tatoveeritud Ironman. Ma räägin, show käib, eelmine aasta 600 osalejat, näe Märt Amadi ka, on näite. Samas. Ei, ja läheb käima. No you want this yummy all in your tummy. Level up.